2022 etapivõidud 15 aastat või 14 aastat tagasi 1998. aastal Vuelta Hispaania velotuuri võit 23 Eesti meistrivõistluste kulda on Jas võitud ja aplaus ka nendele finišeerijatele 50 kilomeetri rikkuselt sõiduvalt ja tulijatele. Veel aga ei ole politseipilooti tulnud, aga siit tuleb Raivo Maimre omaaegne tipprattur kohtunikuna kaasa tänasel võitlusel sellest punasest autost maa ja mida ütleb Raivo, milline on situatsioon? Grupp on koos ning Eesti jalgrattaspordi elav legend Rein Kirsipuu tuleb jälgima seda põnevat. Tema on sadade ja tuhandete kaupa võidusõite oma silmaga näinud ja tuleb piloot auto ja tulevad ka ratturid ja tuleb suur grupi finišijoone poole. Kes on kõige nobedamad? Kas tulevad tumesinise särgid? Kas tulevad CFC ratturid? Või tuleb helesinise särgiga Miikel Räimava etapi võitja? Või tuleb hoopis elvalane Kaspar Austa? Või tuleb hoopis keegi muu? Või tuleb näiteks Viko Mees ja Kristjan Kivistik? Oi, milline põnev lõpploendus saab toimuma rahvast. Olete valmis praegu skandeerima ja vastu võtma tänase 27. Elva rattaralli võitjat. Ja läheneb suur ruppe finišijoone poole ning aplausiga tervitatakse tänast võitjat. Või tuleb siin hoopis Martin Laas ja kes on võidumees ja võitja finišijoone. Jaan Kirsipuu on võitluse 3. korda Elva rattarallis. No on peatselt 43-aastaseks saaval Jassilale sprindi jalga ja tuli siit võit, magus võit. Millist võimu demonstreeris tänasel 27. Elva rattarallil Jaan Kirsipuu alias Jass võttes siin võidu ning Jaan Kirsipuu on tänane võitja distantsi läbinud 2 tunni 16 minuti 17 sekundiga. Aksel Nõmmela samast stiilist teise kohaga lõpetanud, nädal aega tagasi Kuusalus samuti teine.